tere taas, sõbrad. Sõidan mina jälle kalale siis. Nimelt Jimmy helistas. Ütles, et kuule, Erjo, lähme. Et läheks püüaks haugi ja ahvenat ja jõekat ja mõeldud tehtud. Kell on 2:30. Väljas on 24 kraadi sooja, mega palav lauspäike. Nii et ei kujuta ette üldse, mis sellest püügist täna välja tuleb. Saab kõvasti higistada kindlasti. Võib-olla õhtupoole, kui läheb vähe jahedamaks, siis ka keskendume rohkem sellele forellipüügile. Aga okei. Sõidame ja varsti näeme juba jõe ääres koos Jimmyga. Metsa sees oli mingi räme mörin. Jah, siis oli karu see. Kas see võis olla karu? Võis küll olla, jah. Me ikka taganesime kohe välja sealt. Ja kõredi läksime kaugemale ära, sest ikka päris hirmus hääl oli. Ühesõnaga, tegelikult me oleme juba mingi 1,5 tundi püüdnud. Aga ma unustasin kaamera maha autosse. 3 väikest haugi. Jimmy on nulli peal, nii nagu alati. Aga nüüd tulime siis rohkem jõeka lõigu peale ja minul on lootused kõrged, aga Jimmy millegipärast jonnib siin, et sellise leitsakuga kala ei võta ja bla. Kala võtab hiljem lihtsalt. No kala võtab hiljem ja võtab. Nüüd hakkab toimuma ühesõnaga, mina usun. Ja kuhu sa ikka tuled, kui ikka siia kohta, kus viimane kord ilusa kala sai. Nii et läheme ja püüame. Homme tahaks ju kala grillida tegelikult. On ju, Jimmy? Mulle ei maitse kala üldse. Mulle ei meeldigi kala, püüda ka ei meeldi tegelikult. Vastu tahtmist käib. Okei, kohe saame hakata püüdma ja ma arvan, kohe hakkab ka action. Vähemalt minul on küll ootused ja lootused väga kõrged erinevalt Jimmyst, kes on täna nii negatiivne olnud, et paha hakkab. Tervist! Täitsa lõpp. Nüüd ma tunnen neid. Kas tammi taha ei ole peale? Ma ei tea. Isegi võib proovida. Äkki võib proovida isegi. Siis lähen proovin korra. Opa! Esimene väike jõekas käes. Ilus. Nii. Ei. Otsa kurja! Suur! Jimmy! Suur kala! Oi, kui kena! Atsa! Ai! Aga ei ole... läks ära ka. Mõõdukala oli ju. Tead, nipa-napa. Tead, nipa-napa alguses oli nagu... Aga ma sain ta kätte juba. Aga kõik kalad on sealt eest tulnud. Täpselt sealt kiirest voolust.
ma sain ta kätte juba, ma hoidsin teda käes, aga oli näha, et ta on siuke noh 36. Okay. Seda nagu kaasa nagunii ei oleks võtnud, aga täpselt sealt kiire voolu sees nüüd sealt ka pumm on rabamised mõlemad. Näe, sul ka, mis toimub? Mis toimub? Ka jälle siuke 36-ne. Väiksem. Aga ütleme niimoodi, et mul oli sama. Ja siuke peenike ka. Ja mul oli samasugune. Ja see on siuke 30 ja natuke peale. Mis seal toimub? Mis seal on? Ei, aga kala otsidki voolu juba, kes on soena. Mis seal toimub? Täitsa lõpp. 3 võttu. Ühest kohast kõik, ühest august. Ma vähemalt sain kala kätte. Nad pressivad üles sealt äkki. Nii voobleriga kui ka pöörlevaga siis. Siin on muidu väga ilus, aga ka vist hästi madalda. Jaa. Sina veel ütlesid, et ei tea, kas seal on nagu. Ma ütlesin selle proovi siit, sest ma olen siit väikest saanud. Ja. Ja kui sa ütlesid suur, siis ma vaatasin. Minu suur on jällegi teada juba, et aga vägev, et nagu 3 kala sellisest tammitagusest august. Ops, mul käis. Täiesti lõpp. Voolus toimetavad, jah? Täitsa okei kala tundus olevat. Vaata, seal on ka tamm või? Kus? Päriselt või? See ei ole tamm, on poolik. Võib-olla on midagi poolik, jah? Peakski veel vaatama. Kuule, peaks võib-olla, jah? Asja kurja. See ei tundnud ka nagu kõige väiksem kala olevat. Ai. Ossa kurja. On, see on suur. Ossa kurja, mis toimub? Ei ole. Või väike mõõdukas. Aga väike mõõdukas võib olla küll. Mis? Ossa, täitsa lõpp. 35. Täpselt piiri peal. Noh, uskumatu, et 4. kala juba 1. august. Aga jah, see on siuke jah. Täpselt piiri peal. Nii, läks tagasi. See on kõrvetust ära. Ops! Jälle uskumatu, mis parv seal on nagu reaalselt. See ei ole normaalne enam. Aga mõni veel suurem võiks olla. Seal võib olla mõni suurem. Täitsa lõpp. See oli praegu täpselt mõõdupiiri peal. No see oli mõõdupiiri peal. Mul oli esimene ka siuke mõõdupiiri peal. Ütleme sama suur. Täitsa korralik haug täna. Haugimõõtu haug. Aga pigem alamõõduline. Ei ole, ma arvan. Ma arvan, et on. See üle mõõta, ma arvan, et on mõõdus. No... Ikkagi maru väike. Võiks olla suurem. Jah. Ei, täitsa korralik sellest. Ossa kurja, kus pritsib. Ära pritsi. Oleks lootnud, et forell. No, sellise pikkusega forelli saaks oleks päris vahva. Oleks päris vahva, jaa. Chill out. Chill out, mees. No, paha, vähe nõrgalt on kinni. Ops. No mine, jalgade juures siin. Tea, kas ma saan kätte ta ka? Ei, pani ära. Selline oleks olnud forell, siis oleks ikka ilus olnud. Kodu kobi sisse nüüd. Ma kobin sisse. Siit on edasi seest külk. On. Aga näed, ei sealt paremalt, jah, kus ma praegu kerin.
oleme üpriski omajagu püüdnud juba ja mitte midagi pole toimunud, et väga huvitaval kombel seal siis teisel lõigul tuli ühest august kõik tammi eest august tulid kõik kalad, et mingi 3 siuke nipa-napa mõõdukala tuli ja siis oli veel seal mingid äraminekuid ja võtte, et vist ühest august tuli kokku 5 kala äkki, kui ma ei eksi. Aga nüüd terve jõgi täiesti null, et pole, jah, üks auk tuli ka veel. Tundus ka, et siuke mõõdu piiri peal auk, nii et nüüd on jah, väga vaikus olnud, aga teeme siuke suht turboga, et jääme päris hilja peale, et aga okei, ma vahetan igaks juhuks, kuigi midagi eriti toimunud pole, siis ma vahetan igaks juhuks aku ära. Jimmy tuleb seal kahlates. Kuidas kalaga lood on, härra? Et tõesti jah, huvitaval kombel kõik kalad tulid teise lõigu pealt. Siin täiesti null hetkel, aga noh, lootus püsib. Siit peaks kindlalt tulema mingit kala. Nagu. Kohad on väga ilusad. Kohad on väga ilusad. Pääsed värged ka. Kurja kui kehvavise. Parem viska sinna saama. Hops, ei. Erjoke. Tulevad seal kogu aeg forellilandid ära. Hops. See kevad on ta forellidele ka meeldib. Väga ilus kala. Mõõdikul. Ei tea. Aga saad sa aru? Seal, mis täitsa vesi seisab, jah, ei ole mõõdukas. Natukene väiksem. Kust ta tuli? Selle kivi tagant siin. Ma viskasime ju siia igale poole. No ma ei saanud väga head, jah, see on mingi 34. Nii, lõpuks midagigi, siuke, ma ei tea, ma ütleks 30. Mine. Nii, läks sinna. Aga ma tahtsin sinna panna nagu head viset ja lõpuks täitsa suvakalt tuli, tead. Ahvenast tahad? Nii. Ja mis ta siit tuli siis? Ahven. Ahvena poiss. Ühe ahvenaga pole midagi teha. Mine, hops. No nii, hakkame siin püügipäeva ära lõpetama ja Simmil ka õnnestus üks siuke ilus, jumal ilusad täpid ja vaata. Siuke natukene alla mõõdu jälle, siuke 33-34 kuskil. Nii, ka minul selline väike 30. Nii, tuli lihtsalt lahti. Siuke väike 30. Mine tagasi. Püügipäeva lõpus ikka hakkab toimuma midagi. Kell on täpselt 10 ja oleme siis püügipäevale joone alla tõmmanud. Jõudsime selle pika lõigu tegelikult ära teha suhteliselt turbokiirusel, aga kuna midagi väga ei toimunud ka, siis lähebki kiiresti. Lõpus nüüd siis jah, õnnestus mõned jõekad veel tabada, siuksed 30 sendised. Oligi täiesti püügipäeva alguses saime paar sellist 30+ jõekat mõlemad ja päris püügipäeva lõpus saime paar 30+ jõekat. Vahepeal ainult mingid, mul olid haugivõtud ja üks väike jõekavõtt ka ja oligi kõik. Ja Simmil tundus, et olid päris korralikud haugid mõlemad, kes võtsid, aga said mõlemad plehku ja minul täna ka tegelikult esimesel lõigul, kus me käisime, tahtsimegi turba ahvenat haugi püüda,
siis sain 3 väikest augi. Ja siis täna jah, see teine lõik, mis oli jumala äge, et seal tammi taga oli nagu mingi pesakond jõekaid, et mingi ühest august, ma ei tea, 5 kala vist või? Ühest august 5 kala, jah. 3 olid sellised suht piiri peal mõõdukad, et ja siis üks ahven ka veel siia püügipäeva lõppu sain veel kätte, nii et mis seal ikka? Ole paha. Kotikala ei saanud, et sõpradega grillima minna, aga mis seal ikka? Rimist. Jah, Rimist. No nii, Jimmy, lehvita ja täitsa pime on juba kusjuures. Tada. Head aega!